Tervist! Saame tuttavaks. Minu nimi on Andrei Zitov ja ma olen ETV Plussi saatejuht. Olen 43-aastane naine, kes töötab finantsasutuses. Mina olen Rain Kasmet ja võtan osa SEB videoblogi projektist. Selle kuu ma proovin elada Eesti keskmise pensioniga. Minu pension on kokkuleppeliselt 480 eurot. Tegelikult keskmine Eesti pension on praegu natuke väiksem kui mul raha on. See on umbes 390 euro. Mul on kommunaalkulud, mul on elektrikulud, mul on kulutused transpordile, telefonile. Lisaks ma tahan käia trennis. Siis mul on ka üks patt, nimelt ma olen suitsetaja, nii et ma tahaksin vahest ka sigaretti teha. Ma ostsin ka oma viimase suitsupaki. Seda ma alates homsest endale lihtsalt enam lubada ei saa. Aga just praegu ma käisin pangakontoris ja sain endale uue pangakaardi, millele on üle kantud minu pensioon. Olen siis pidanud kõvasti arvestust, kandnud sisse kõik kuluread, mis mul on. Ja siit te näete, et kõik numbrid, mis on punased, kõik on läinud üle planeeritud. Tavaliselt ma eelistan Eesti kurki, aga vaadake, nemad on 3 korda kallimad. Siis palun vabandust, Eesti tootja. Kui mulle muidu meeldib olla sotsiaalne, istuda kohvikus, käia peol, võib-olla mõnikord ostlemaski, võõrustada sõpru, käia reisimas. Mis päeval sa kõike seda muudad? Kas siis pensioni esimesel päeval, aasta varem? Kuidas see käib? Lubasin teile esimeses videoblogis. Jah, ma võtan kaasa kilekoti. Kurat, see on Prisma kilekott, ma olen Riimis. Aga mis teha, mul valikut pole. Teate, et mu eelarve on tegelikult väga piiratud. Ja kui piiratud seal on? See vedel ei tohiks maksta rohkem kui, ütleme, seal 2 eurot, no maksimaalselt 3. 3? Aha. Eile sai käidud peol ja kulutatud raha. Nii et täna tuleb minna ikkagi vanaema juurde keldrisse väga tõsiste kavatsustega. Olemasolevate tšekkide ja kontojäägi vaadates saan aru, et tuleb leida seda, millest ma pean loobuma. Ja lõppsumma on 21 eurot ja 17 senti, mis mul peaks siis 3 nädala peale veel alles jääma. Kui palju teile ilusalongis meeste lõigus maksab? Meeste lõigus maksab meil 20 euro. 20 euro? Issand jumal, see on 2-päevane eelarve. Kõik asjad püsivad eelarves ja ma oma eelarvega lõhki veel ei ole läinud, aga ega eriti midagi endale lubada ka ei saa ja perekond on mul sellest sotsiaalprojektist pisut häiritud, ütlevad, et nendele juba varsti aitab. Koht on igal juhul kodust otsa saanud. Järgmisel nädalal ma proovin osta seda, mis varem pole ostnud, näiteks ravimid, ma proovin osta riided ja kolmandaks ma proovin osta mingid kingitused lastele. Esimese nädala lõpetasin ma eelarvega 21 eurot ja 17 senti ja 20 eurot sellest kulus ka uuele parfüümile. See kord ei vedanud. See ei ole tavaline kiirkontroll, mille käigus arst ütleb teile, et kõik on korras ja sa maksad ainult visiiditasu. See kord tuli välja, et üks hammas vajab remondi ja see läheb maksma vähemalt 60 eurot. Mul on vaja minna koeraga silmaarsti juurde. Et Joil on vaja siis üks silm natukene seal korrigeerida. Kokku olen ma suutnud oma pensioni nädalate jooksul teenida ja seda põhjusel, et ma olen tõesti vastu võtnud kõik haltuurad, mis mulle on pakutud. Ja teenida olen suutnud summas 217 eurot ja 87 senti. Pole paha. Selle kuu ajaga on juhtunud väga palju muutusi minu sees. Esiteks on see, et minust on saanud teadlik ostja.
poodides ma hakkasin rohkem hinnasilte jälgima, sest väga tihti maksame rohkem, kuigi samal ajal, samas poes, samal riiulil võib leida sama head, kuigi odavama kaupa. Ma jõudsin järeldusele, et 470 eurot ühes kuus, seda on liiga vähe. Ja vähe eelkõige seetõttu, et 2 päeva enne minu eksperimendi lõppu sai mul see raha otsa. Riiklikust pensionist ei ela õnnelikult ja tegusalt mitte keegi ära. Kuskilt on vaja saada lisaressursse või kuskil on vaja teha väga olulisi kompromisse ja kärpeid selleks, et hakkama saada. Pensionidel tuleb mõelda läbi iga oma tegevuse, läbi iga oma töökoha, läbi iga oma suurema kulutuse. Pensionidel tuleb mõelda selleks, et oleks olemas plaan. Ühesõnaga, mina sain hakkama, aga ma hästi mõistan seda, et mul ei olnud nii raske, sellepärast, et ma teadsin, et ma pean kannatama ainult 1 kuu. Ja kui ma ei saa hakkama, siis midagi halba ka ei juhtu. Ma lihtsalt võtan oma tavalist pangakaardi ja kasutan siis edaspidi seda. Pensioni rahaga ellu jääda on võimalik, aga elada on raske.